tegin notaris asjad ära, läksin sinna teise korterisse, mis oli täiesti pellik, nagu seal ei olnud mitte midagi sees, põrandal oli lõket tehtud, elektrisüsteemid olid kõik laiali kistud ja see oli, kõndisin sinna sisse ja vaatasin ringi, ma mingi 1,5 tundi lihtsalt vaatasin seda korterit seal ja mõtlesin, et mida ma teen või kus ma alustan. kas see oli hea mõte üldse seda teha. Kohtla-Järvel siis on nii, et esimene korter, mis me 2 peale ostsime, selle tootlikkuseks, lihtsaks tootlikkuseks, nagu mingid, ma ei tea, neid inflatsiooni asju sisse ei arvuta, siis on ikka 30%. Siis teine korter, mis ma siis nullist ehitasin, seal on mingi 25% tootlikkus, kolmandas on ka samamoodi mingi 25-30 vahel. Ja need Pärnu korterid, kuna ma ise ei ole neid ostnud, siis seal on 50 ja 60%. Okay. Suht kiirelt tuli sinna üks inimene sisse, aga tal oli see, et ta ütles, et tal ei ole raha. Et kiirelt tuli vähemalt kohale, aga raha ei ole. Tema maksab meile, selle sissemakse maksab järgmine kuu, kui ta on palgapäev. Ja ütlesime, et davai hea selle peale. Okei, maksa siis hiljem, tule ela siis siin sees, et tuleme vastu sulle natuke. Ja see ei olnud kõige parem variant, mida teha, et siis jõudis see palgapäev kätte, siis ta maksis, osa sellest maksis ära, ütles, et rohkem ma praegu ei saa maksta, et mul mehel on palgapäev 20. septembril, et siis maksame üle. Siis me juba mõtlesime ka, et no tegelikult ei maksa raudselt, aga et no proovime siis, et no maksa siis 20. Me tegime lepingut, aga ka nii, et see kuupäev, mis ta ütles, et see kuupäev on siin lepingu lõpp, et me ei teinud taga mingit pikaaegset lepingut. Okay. Ja 20. ütles, et ta ei ole võimalik mitte midagi maksta, et tal mingi venna matused või midagi, et ta pidi kinni maksma midagi.